Sellest peakski tegevus algama, et sa defineerid või sa mõtled välja, kes on su kliendid, otsid nad üles, kirjeldad neid võimalikult täpselt, et leiad nad üles. Ja täna on selles mõttes ju turundus väga erinev sellest, mis ta oli. Ma tean, näiteks 5 aastat tagasi, et kliendid on võtnud hästi aktiivse rolli. Et nad räägivad igal juhul su tootest ja teenusest. Ja see on sinu valik, kas sa nagu otsid üles selle, kus kliendid räägivad ja mida nad räägivad sellest valdkonnast ja lähed nende juurde sinna ja teadlikult astud nendega mingisugusesse dialoogi või diskussiooni või sa kaotad nagu võimaluse nendega mingit kliendisuhet hoida. Kui ma ausalt ütlen, siis ega me klienti eriti otsinud ei ole. Ja ma ei teagi, kas klienti saab ülearu palju otsida. Et klient peaks ikkagi tegelikult leidma loomuliku tee sinu juurde. Just nimelt loomuliku tee, et sa võid selleks teha ka reklaami. Ma ei ütle, et seda ei pea tegema, peab ikka. Aga vägisi kliente võtta ei saa. Et on väga palju reklaamikampaaniaid, kus reklaamitakse midagi ja mida keegi ikkagi ei osta. Ettevõtted lähevad ikkagi pankrotti ja nii edasi. Et kui klient leiab oma loomuliku tee sinu juurde, siis ta tahab seda teenust osta. Ja selleks ma arvan, et tuleb väga head teenust pakkuda. Ma arvan, et peab olema õige hind, et õiglane hind selle konkreetse kauba eest ja mis kõige olulisem, sa pead klientidele meeldima. Ma olen näinud selliseid ettevõtteid ja selliseid idufirmasid on mitmeid olemas, kes on midagi leiutanud, mis on väga äge asi, mingi tehnoloogiline lahendus või midagi taolist. Aga kellel pole ettekujutust sellest, milline nende turg on või kes seda ütlevad, jah, seda on vaja, aga kuidas leida neid kliente või kes need on või kuidas me neid leiame, seda ettekujutust ei ole. See ei ole äri, enne tuleb see ettekujutus luua ja väga tihti on need asutajatel, kui me räägime niisugusest väga innovaatilisest või niisugusest high-tech ettevõttest, ei olegi seda aru saama, siis tuleb leida kaasasutaja, kellel on aru saama ärist, turust, niisugustest asjadest, rahavoost. Et jällegi, et esmalt need kliendid on kuskil meie ajus nagu olemas ja kas hommikul duši all käies või päeval trammiga sõites turgatab see sulle pähe, et siin on see kliendigrupp ja sa saad sellele läheneda. Aga loomulikult, kui sul see esimene impulss on tehtud, hüpotees püstitatud, siis on terve rida võimalusi, kuidas seda uurida, andmeid koguda, ära määrata oma turg ja investeeringud nende klientide leidmiseks. Aga ma jällegi arvan, et kui sa hakkad lihtsalt midagi uurima, leida nagu klient ilma hüpoteesi, ilma visioonita või sellise sisemise impulsita, siis sa tõenäoliselt seda õiget gruppi ei leia. Ühelt poolt peab olema hästi selge arusaamine, mis on see visioon ja mida sa pakud ja mis tüüpi klienti sa otsid. Et see peaks nagu hästi selgelt paigas olema, et kui me pakume kvaliteeti, siis missugust kvaliteeti, mis on eriline ja kellele see asi siis peaks korda minema. Ja siis täpselt neid inimesi tulebki otsida ja vaadata, kas neile läheb korda, kas nad reageerivad. Aga tihti, mis juhtub alustava ettevõtjaga, on ju tegelikult ka see, ütleb minu kogemus, et sa ei saa seda valikut, vähemalt Eestis mitte nagu väga kitsendada, vaid sa vaatadki natuke laiemalt. Ja mõnikord tuleb välja hoopiski see, et tegelikult see äri on hoopis midagi muud, et kuskilt mujalt hakkab see äri minema. Mina usun, et väikese ettevõtte äriplaan ja suure ettevõtte plaan võib mahult olla täpselt üks ja sama. See nagu selles mõttes lehekülle numbrite järgi, see nagu selles mõttes ei tähenda, kõik osad võetakse seal ühtemoodi läbi. Aga kuidas ettevõtte kliendid üles leiab? Ilmselgelt ennem, kui ta üldse ettevõtlusega alustab ja selle toote või teenuse pakkumisega, ta peab nii-öelda ise oma peas välja mõtlema, kellele jaoks ta seda teeb. Et meie ilmselgelt oleme valinud nagu selle tee, et Eestis ei ole väga palju suuri ettevõtteid ja seetõttu me ei keskendu ise nii-öelda ainult top 500-le. Pigem on Eestis väga palju keskmise suurusega ettevõtteid ja seetõttu nemad on meie kliendid. Ikkagi klientide leidmine on üsna paljuski selles kinni, et milline on su ettevõtte strateegia, et väga lihtsalt siin öeldakse, et sa saad olla parim kas teeninduses, parim kas kvaliteedis või parim hinnas, et Statoili teadlik valik on olnud olla nii-öelda parim kvaliteedis ja teeninduses, ehk et me peame leidma endale kliendid, kes seda väärtustavad, ehk et sa pead neid inimesi kõnetama mingil moel.
ja selle kliendi kõnetamisele lisaks on kvaliteedile rõhuva kliendi või ettevõtte puhul on nagu tohutu roll usalduse müümisel ehk et sa müüd kliendile seda usaldust, et hinnale lojaalne klient ei ole nii tundlik kui kvaliteedile lojaalne klient. Ehk et see ka eristab natukene sellest, et milliseid kliente sa püüad ja millist sõnumit sa oled. Aga meie äri eripära ikkagi tulles tagasi selle juurde, sest meie klient ikkagi tuleb meie juurde ainult siis, kui see jaam on tema jaoks sobivas kohas, et ükskõik kui atraktiivne me oma kaubamärgiga ei ole, siis keegi inimene ei hakka võtma ette ekskursiooni Statoili ehk et ikkagi see jaam peab olema talle kättesaadav. Nii et me tõesti leiame oma kliendid tänavalt. Aga kinni me hoiame neid ikkagi iga inimest, kui ka oma kliendi andmebaasi nagu vaadates, siis väga paljud kliendid on meie juures seetõttu, et nad tõesti usaldavad ja nad on veendunud, et ringi sõites ja otsides nad kulutavad oma aega ja närvi ja riskivad millegagi ehk et nad ostavad meie puhul seda usaldust ja on kliente, kes ostavad tegelikult seda klienditeenindust ehk et nad ei kujutaks ette, et päevas mingi suure autojuht, et ta päevas peatust tehes ei saaks kellegagi rääkida ehk et tema jaoks on see klienditeenindus see A ja O ehk et kvaliteet ja klienditeenindus on need kaks asja, mille peal see meie kliendi lojaalsuse kasvatamine püsib. Klient järjest rohkem teab, mida ta tahab. Ja see põhineb sellele, et kui me alustasime siin, minu turunduse ajalugu on aastast 1991, eks ju, kui Eestis üldse esimene turunduse valdkonnas tegutsev ettevõte loodi, siis sa tõesti võid öelda, et inimesed ei teadnud, mida nad tahavad. Aga tänaseks päevaks selle paarikümne aasta jooksul me oleme ikkagi jõudnud sinna, et inimeste taju on arenenud, nad on saanud kogeda erinevaid asju, nad on saanud maailmas ringi käia, nad on saanud proovida ja katsetada ja kujundada oma arvamusi ja hoiakuid. Ja nende arusaamine sellest, mis on hea või mis ei ole hea, on järjest rohkem paigas. Et sa võid küll vaikselt seda piiri nagu nihutada, aga sul mingisugune baas selline kvaliteeditaju on olemas, et kui sa ikka väga lati alt läbi lähed, siis kõik saavad aru, et läks lati alt läbi, mitte see, et klient ise oli loll ja ta ei saanud aru. Most clients have a reasonably good understanding of their general needs, and if you come with a product that basically meets their the needs that they themselves understand that they have, you will find it much easier to sell. If you try to sell something where the client or potential client still doesn't understand that he has a need for this product, it is a much more challenging proposition to sell. However, I think that the world is changing so fast. All the businesses, I'm talking here mainly about business-to-business dealings. Businesses under so much pressure in all sectors to be a step ahead of the competition, that if you can show that this innovative product you have, a la the iPhone, the iPad, but that's on a business-to-consumer sort of basis, but if you can show them that this product you have will give them an edge, will somehow give them a competitive advantage versus the competitors that they have in their own sector and where they're doing in the sector in which they're operating as business, I think one can sell new ideas, new innovative ideas, but it requires a much more sophisticated form of selling. It requires a much more sophisticated sort of salesperson. You can train a relatively less educated person to do very basic selling, basically saying that, we know that you're buying this product on a regular basis. We have a product that is just as good as what you're buying, but we can offer it to you 10% cheaper. That's a relatively straightforward sale. And you don't, it doesn't take a genius to perform that task. But if you want to send somebody in to talk to someone about the fact that you have a product which is maybe quite expensive,
but which, if used properly, could give the client a significant competitive advantage versus his or her own competitors, then you need a very highly trained, educated salesperson who probably has a little bit of sort of sales mentality just naturally as well. Kui me oleme tavaliselt kuulnud, et Apple ütleb, et nemad ei kuula klienti, vaid nad ütlevad kliendile, mis klient tahab, siis see kindlasti nagu ei ole, et see on pigem väga palju selline imagoloogiline, et tegelikult Apple teab väga hästi, mida klient tahab ja nende üks niisuguseid olulisi asju on nende ootuste ületamine. Et ma arvan, et klienti peab kuulama, peab teadma, mida ta tahab, aga kogu aeg mõtlema sellele, et mida sa saad, millist lisaväärtust sa saad veel anda. Ja loomulikult, see ongi see, kus sa teed, näiteks kui sa tood turule 5 erineva toote, sarnase toote, aga mis on nagu erineva aplikatsiooniga. Tood turule toote, mis näiteks katab ära kõik 5 kasutusvaldkonda. Et sa saad siis all in one. Kliendi vajadusi saab kindlasti kujundada. Ja ma arvan, et targad on need, kes oskavad kliendi vajadusi kujundada. Ehk ma võin lihtsalt rääkida, ma ei tea, see on võib-olla pikk lugu, aga niisugune hea näide sellest, kuidas minu vajadusi näiteks üks tennisehall mõjutas. Iga kord, kui me läksime tennist mängima, siis on tavaline riietusruum, kus on kapid, kus sa vahetad riideid ja pärast siis mängu pesed. Ja siis ühel päeval meie pundile me käime paari mängimas, siis 4 käime. Meie pundile suureks üllatuseks oli riietusruumi tekkinud kaal, milleks sa kaalud ennast, elektroonne kaal. Alguses vaatasime, et mis jama, et meie nüüd kaalume, me oleme sportlased ja üldse meil on ükskõik palju me kaalume. Läks mingi nädal 2, siis esimene läks kaalu peale. 6 aja jooksul me kõik ennast kaalusime ja 3 kuu pärast oli kõigil meil kodus kaal, kus me kaalusime ennast nii õhtul kui peale trenni ja siis, kui oli vaba aeg, selleks, et teada saada, et kas meie trennist ja meie higistamisest oli kasu. Nii et saab kujundada küll. Kui sa küsilt inimestelt näiteks valesid küsimusi, kui inimesed on harjunud mingisugust asja tegema, siis sa ütled, et sa peaksid hakkama nüüd totaalselt teisiti tegema, siis valdav osa inimesi ei ole valmis muutusteks. Kui sa ikkagi kannad seda ette just kui mingisuguse väärtusena või näitad neid väärtusi, mis sinu elus juhtuma hakkavad siis, kui tuleb teine lahendus. Et siis inimesed on oluliselt rohkem valmis uuendusteks. Ja ma arvan, et see on ka tegelikult üks oluline asi, et peaksime ettevõtetena nagu leidma need väärtused üles ja neid väärtusi rohkem pakkuma. Tegelikult äärmiselt oluline vaadata, et mis selle kliendi jaoks on väärtus. Et need väärtused on väga erinevad. Inimesed otsivad erinevaid väärtusi. Enamus tehnoloogia valdkonna ettevõtte juhte ütlevad, et ainus võimalus on vajadus luua ise. See on üks võimalus. Näiteks 1978 esimene mobiilsidevõrk Soomes. Ennem seda ei olnudki mobiilsidet olemas, et see vajadus tuli luua ja nüüd, kui sa palud kellelgi tõsta käsi püsti suures auditooriumis, siis sellist inimest on ikkagi väga raske leida, kellel mobiiltelefoni ei ole. Kellel veel Facebook ei ole, sellised veel on, aga kellel pole mobiiltelefoni, neid väga ei ole. Aga teatud vajadused on muidugi sellised, mis on nagu kogu aeg olemas, näiteks söömine, et seda ei ole isegi vaja väga tekitada, et isu võib natuke tekitada, inimesel tuleb endal ka meelde, et kõht on tühjaks.